ja 2018. aasta alguseks olime jõudnud 15 meeskonnani ja ligi 100 insenerini. Klassikalise organisatsiooni puhul, mis siis tehakse, hakatakse ehitama hierarhiaid ja seda me proovisime ka Pipedrive'is teha. Ja tulemuseks oli see, et hakkasid tekkima kultuurilised silod. Insenerid, kes enne olid parimad sõbrad, ei saanud teineteisest enam aru. Ja kööginurk, mis oli enne selliseks innovatsioonikeskuseks, muutus pigem selliseks kohaks, kus käidi üksteisega tõsiselt vaidlemas kultuuri ja parimate praktikate üle. Lisaks avastasin enda jaoks, et hierarhilise organisatsiooni puhul on väga suur juhtimise kulu. Meil oli Pipedrive'is 100 inseneri kohta 25 juhti, mida oli selgelt päris palju. 2018. aasta alguseks me olime jõudnud seisu, kus meie arenduskiirus hakkas kukkuma, efektiivsus tänu sellele, et meil oli järjest rohkem juhte, samuti läks alla. Ja ma tundsin, et on aeg vaadata ja otsida alternatiive klassikalisele juhtimisparadigmale. Võtsin aja 3 nädalaks maha, läksin seljakotiga metsa. Metsal on see hea omadus, et seal ei ole internetti, seal ei ole e-maili ega Slacki, mis ootab sul igapäevast reageerimist ja tegelikult on aega mõelda natuke suuremalt. Tagasi tulles sirvisin hulga interneti läbi, lugesin blogisid, vaatasin videosid, vaatasin, mida on teinud suured ja edukad tehnoloogiaettevõtted ja panin kokku mõtteid, kuidas me saaksime Pipedrive'i kultuuri muuta. Planeerisime päris radikaalse muudatuse. Me otsustasime hierarhiat lõhkuda ja luua täiesti oma struktuuri, kus juhtide roll oleks oluliselt väiksem ja kus tegelikult iga meeskonnaliige saab ette astuda ja vastutuse võtta. Pipedrive'i uue kultuuri juurutamine on minu elu kõige lihtsam muudatusprojekt olnud. Ja miks ma seda julgen öelda, on see, et tegelikult need printsiibid on ju nii lihtsad ja kui sa need inimestele ette annad, siis nad tegelikult ju kõik mõistavad, et see on õige asi, et tunnetavad seda oma savakondiga. Ja kui me alguses tahtsime proovida uut kultuuri, luua mõned tribe'id ja teha mõned missioonid 6 kuu jooksul ja vaadata siis tulemusi, siis tegelik elu oli selline, et 2 kuud pärast esimest tutvustamist olid esimesed hõimud loodud, esimesed missioonid alanud ja 5 kuu pärast oli kogu organisatsioon tegelikult läinud uuele struktuurile üle. Pipedrive'i engineeringu kultuur on kindlasti midagi sellist, millele võiks mõelda. Printsiibid on tegelikult väga lihtsad. Usaldus, informatsiooni vaba liikumine, toetamine.